tere ööd. Öö meil siin on, kuigi võib öelda, et mõned asjad lihtsalt ei muutu. Et Eestis ma ärkasin väga vara, siis kui normaalsete inimeste jaoks oli sügav öö, siis Kanadas on täpselt samamoodi, võib-olla isegi natukene varem on minu ärkamisajad siin. Aga täna oli väike lisapõhjus sellel varasel ärkamisel veel. Tänane postitus ei tule ehk nii ilus ja roosa ja roosiline kui teised, sest tahan rääkida natukene koroonast või COVIDist, sest ühel või teisel moel see puudutab meid kõiki. Kanadas kõik need asjad on natukene karmimad, mis puudutavad just piiranguid ja selliseid asju, mida ette võetakse. Toronto koguduse endine pastor Jüri Puusak, kui ta Eestisse läks, siis ta hõiskas seal, et otsaga vabadusse on pääsenud. Sest siin tõesti see maski kandmine ja distantsi hoidmine, see on kuidagi vähemalt kuidagi oodatakse või formaalselt vähemalt ta peaks olema rohkem nõutud. Kuidas sellega siin hakkama saadakse, on omaette küsimus, aga siiski asutustes, poodides, igal pool maskid ees, ka tänava peal, see ei ole kohustuslik küll, aga see on küll ka loomulik, et paljud kannavad maske. Nii et maski kandmise harjumus on meil juba täiesti olemas. Omaette küsimus on see, et kui tõsiselt seda võetakse, sest on juhtunud ka neid kordi üsna palju, kui muidu kantakse maski, aga siis kui lähedale tullakse ja midagi öelda tahaks, siis võetakse see mask nina ja suu pealt ära, ehk siis päris ei saada aru võib-olla, et miks see ikkagi vajalik on. Aga siin Ontario provintsis, kus me elame, ehk kuhu Toronto linn ka kuulub, siin on need näitajad Kanada ühed kehvemad. See on ka loomulik, sellepärast, et see on kõige tihedama asustusega ja kõige rohkem inimesi elab Ontario provintsis, 14 miljonit. Quebec on küll territooriumilt suurem provints, aga seal on vähem inimesel, vist 8 miljonit, kuigi Quebeci koroonanäitajad on veel hullemad. Ma ei oska öelda, kas see Prantsuse teema Euroopas, ka Prantsusmaal on kuidagi see probleem, et prantslased ei suuda ikka hoida üksteisest eemal ennast. Aga jah, siin Ontarios on siis ka asjad päris pahad, numbrid lähevad üles, just tänasest hakkavad kehtima uued piirangud, neid numbrid tõmmati maha nii välistel kui siseruumides, kogunemistel, sest siin on ööpäevane nakatumiste arv kuskil 200-300, hullemad numbrid on 400 ringis. Ja kui see nagu suhtarvuliseks tuua, siis on umbes sama, mida Eestis, et siin on 14 miljonit ja 10 korda rohkem inimesi ja 10 korda suurem ka nakatumine ööpäeva jooksul. Mis maskidesse puudutab, siis esimene kord, kui me Kanadas käisime, siis tohutult hämmastas meid selline naeratamine, how do you do ütlemine täiesti võõrastele inimestele nagu sõpradele. Siis just mõtlesin üks päev, et need maskid ei lase ju kiipsmailingut teha või see naeratamine ei tule esile, aga mida ma olen avastanud, et tegelikult tuleb küll. Ja olen õppinud inimeste silmi nägema ja silmad räägivad väga palju. Ja säravaid silmi seal maskide taga ka klienditeenindajate hulgas on hästi tore näha ja ise ka nagu mõtestad teistmoodi, et saad aru, et sinu silmadega saab päris palju inimestele sõnumeid edasi anda. Aga tagasi tulles meie juurde, siis eks haigused ja tõved käivad inimesi mööda ja me oleme Monikaga ennast siin mõned päevad tundnud veidikene kehvasti, on külmatunne, Monikal on kurgus natuke imelik tunne, silmad valutavad, selline tunne, ma arvan, et see on kõigile tuttav tunne, kui keha on valus, lihased, luud tunduvad valutavad ja üleüldine väsimus on, ehk on halb olla. Ja kui tavaolukorras lihtsalt, ma ei tea, võtaks Coldrexi või jooks sooja teed ja püsiks kodus lihtsalt
ja laseks sellel üle minna, siis me elame ajas, kus ei saa päris niimoodi suhtuda ja seda enam, et me oleme seotud suhtlemise kaudu kogudusega ja mitmed teiste inimestega, kes on ka meist eakamad, enamus. Siis ei ole midagi teha. Tuli kätte võtta see, mida mõtlesin, et ehk ma sellest siiski pääsen. Sai kinni pandud aeg COVID-testi tegemiseks ja kuna siin Kanadas kehtib ka selline bubble'i süsteem või mullisüsteem või perekond on see tegelikult kuni 10 liiget, siis Paul ja Marika on võtnud meid enda bubble'isse ja see tähendab seda, et kui meil on mingisugused kahtlused, siis loomulikult puudutab see ka neid ja seega Paul tuli ja sõitis meid ja tuli ka proovi tegema ja läksime siis Markhami, mis on Toronto lähedal, väike, ei saa öelda väike, linnamõõtu asula. Täna on siis asjalood sellised, et eile me tundsime Monikaga mõlemad ennast suhteliselt kehvasti tervise poolest. Mõlemal oli väike palavik, külmatunne, Monikal nohu, selline lihased luud veidike valutavad, selline haiguse tunne. Ja kui vanasti oli see, et oli haiguse tunne, siis oli haiguse tunne ja ravid natukene ja siis elad edasi, siis täna on haiguse tundega see, et tuleb minna tegema koroonatesti. Näete telki. See on see kiire või see emergency, aga see pidi sellest edasi. Seal on valge küll, aga see pidi olema ikka sealt edasi. Mul on, kus mu telefon on. See on vist seal. Ja nii nagu need soosingud on seni meid saatnud, siis seal oli ka selles mõttes kummaline, kui siin räägitakse, et pikki tunde ollakse järjekorras ka selleks, et seda testi teha, siis meil läks väga kiiresti võib-olla sinna jõudmisest kuni testi tegemiseni 10 minutit, veerand tundi, see registreerimine võttis kõige kauem aega ja just seal ka ma nägin registreerimistädi, kes oli küll maskiga, aga kelle silmad särasid, hästi tore ja positiivne tädi oli. Temaga julgustas meid, et nüüd on võetud kasutusele uued meetmed, et nüüd ei ole üldse nii ebamugav kui enne. Pilti ma sellest seal teha ei tohtinud, aga kosmosemaailma me siis sattusime, kus skafandrites inimesed rääkisid meile natukene juttu, mida teha ei tohi. Minule seda öeldud, aga Paulile öeldi, et näiteks testivõtjat ei tohi lüüa ja mõningad sellised asjad olid veel. Ja siis ma hiljem sain põhjusest aru küll, miks neid asju öeldi. Sest reaalsus oli see, et ikkagi topiti see pikk vatitikk meile ninna sügavale. Mõned arvavad, et otsa aiu välja. Ma natuke sellest kahtlen, aga igal juhul see oli väga valus. Monika väidab küll, et üldse ei olnud valus, et lihtsalt aevastama ajas, aga ma kahtlustan, et Monika on valitsuse poolt kinni makstud, et ta sellist juttu räägib, sellepärast, et see oli väga valus. Esimene COVID-test on tehtud ja see oli, Monika ütleb, et polnud häda midagi, aga tegelikult oli ikka päris kohutav. Väga valus oli, õnneks see kestis suhteliselt vähe. Silmad jaksavad vett siiamaani. Aga hull lugu oli see, et kui ta siis oli sealt ühest nina poolest selle välja võtnud, siis ta toppis selle teise. See vist käibki niimoodi. Ma loodsin, et see pääseb ühe korra ja siis see valu oli seal ka. Ja õnneks ka oli meil 3. tunnistaja, et muidu oleks see, et mina olen nii madala valuläviga, mida ma küll tõenäoliselt ka olen, sest ma ei saa ka nendest inimestest aru, kes väidavad, nad hambursti juures magama jäävad, sest minul on pärast kõik lihased haiged, sest ei ole pool tundi hoia kõiki lihaseid pinges, sest nii hirmus on. Aga Paul ütles ka, et valus oli. Jäi üle siis testi tulemusi ootama jääda 48–72 tundi oli see aeg, mis siis oodata tuli.
ja see 48 hakkas siis kätte jõudma. Eile õhtul juba kergendusohe oli see, kui Paul saatis sõnumi, et temal on negatiivne. Öösel vahetult nüüd enne, kui ma mõtlesin, et ma selle tulemuse teada saan, siis teen võimalikult kiiresti ka selle postituse. Vaatasin enda tulemusi, selline kiri. Siin peal on see tulemus kirjas, mul võttis tükk aega, enne kui ma leiaksin selle tulemuse, aga siin on kirjas, et ei leitud seda viirust. Ehk siis oleme negatiivsed. Või kuidas öeldakse, et olge positiivsed, jääge negatiivseteks või oli see vastupidi. Nii et meiega on jätkuvalt kõik hästi, enesetunne minul on juba eile oli täiesti hästi. Monika veel eile tundis sellist veidi haiguse tunnet, aga võime öelda, et oleme siis koroona negatiivsed.